aga avavile antud. See Norraga siis nii-öelda 2 mängu, mis mängiti sellist treening sellest siis Eesti koondist, et oleme valgete putsadega ka kõik. Siin oli praegu, on tulnud siis Raul Männi ja no nüüd on nelik on kõik Eestil vahetuspingid tulnud ja kaugelt ajab Tosad. Ja nüüd saab minna, siin Nukov kas võtab ette ja siin Nukov lööb, aga siin peaks viga järgi ka tulema või ei anta. Nüüd on kaitses kõik korras ja Boskin põlvedega. Kuhu pall panna. Ja süsteemist räägime siis edasi järgmised time-out'i ajal. Hästi mängitud, aga Johansen õnneks suutis jalg piisavalt külmaks minna, seal taimast sai jala vahele, et Rebane tegelikult oli löögipositsioonil. Ja nüüd hästi! Läheb mööda, hästi mängitud. Muidu Järgneb 10 meetri karistuslöök või nagu mõni ütleb 10 meetri penalti. Hästi Boskin. See oli värava, Männi ära viga teha. Viga teha ei tohi. Ja see on see kuklas. Nüüd hästi ja ei ole kedagi tagaposti juurde. Filmis andis nurgalööke. Nuko! Tõrje, Aier. Maailmameistrivõistluste valikturniiri eelring siin Jõhvis. Teist korda valikturniir on Eestis. Kui hästi teravalt löögile sinna ja läks. Vipp-soonist. Ei, siin samas oli. Seal kukutakse. Lööki ka, aga Boskin näitas juba. Otsivad, hästi otsivad. Aga hästi Eesti mängijad ka vahetasid siin praegu mängijad. Boskin ja veel selja taha. Petsid ära. Ei saa ja nüüd on tõusukoht. Vasakul on mees vaba. Nii ja lööki ja Boskin. Boskin põlvega võtab. Ja palli peal. Ja palli peal. Boskin! Palju pole vaja. Ja nüüd pöörab ja sajab lüüa. Ja viga. See kollane kaart ka ning Stühv läheb pingile punasega. Ja ei olnud seda vaja. Näha oli, läks tirima ja ega selles suhtes sealt ei olnudki muud midagi kui rohkem. Šente. Boskin võtab ära. Ja saab korraliku aplausi siit. Teise poole alguses päris oli ju tegelikult. Aga Eesti koondisel veel umbkaudu minut 20 vähemuses mängida. Ja Boskin! Nii et peaks olema minut veel. Nüüd juba nõks alla minuti. Ja nüüd on, Boskin! Super tõrje taaskord. Läheb emotsiooniks siin meil. Ja minu andmetel peaks pool minutit olema Eesti koondisel vähemuses vastu pidada. Umbes nii jah. 34 peal peaks ära tulema. Ma arvan, et 40 peal. On harjunud, et talle lüüakse pihta neid palle. Sai praegu ka pihta ju. Nii, keera löö. Aga nurgalööd peaks tulema ja nii on kohtunikud. Aga võib-olla see Rimi plakat natukene ka seal andis punast juurde. Ruubel! Ja seal on norrakate jalg vahel. Ei tulid norrakad üle. Väga kiirelt. Kuidagi hästi lihtsalt. Moen palliga, läheb ise löögile. Ja see pall läheb üle värava. Aga mitte pall. Mängu ametlik fotograaf siis, kus jalgpall.ee pealt näete pilte. Ja teine on siis Põhjaranniku fotograaf. Ruubel nüüd väga keistalt laseb sealt minna. Boskin hästi! Rebasele tehakse jalge vahel. Boskin! Ja Deniss Nukov! Midagi mängida. Kui vead täis olid, siis 7 minutit oleks päris pikk aeg minna. Boskin! Eesti nüüd teeb iga teha ei tohi. Ja Iigo hästi nüüd ja Boskin! Nüüd on värav tühi, aga Boskin lööb! Ja nüüd on, taheti kohe ja... Ruubel kääridega, aga see läheb väravast mööda. Arenguruumi on nii, et kõik homme teisipäeval... Oi, kui hästi! Kostrov ei saa seda palli väravasse lükata, on seal hetkel. Roditsen on ees, mida võimalust. Täiskoosseisu tagasi tulemist on Eesti ka ikkagi oma rünnakut saanud. Ja veel! Ja Latis! Ei loe, näitab kohtunik ka, kes 20 sekundit, hoidke nüüd lõpuni. Ka 0-0 on punkt. Ja hästi! Käiksin pika vastase vastu. Siin on see, et kohe läheb käima. Kõik. Eesti
teevad 0-0 viigi. Moskin on mängukangelane. Moskin on mängukangelane. Raul Männi MM-eelvalikturniiri Erlingi esimene kohtumine Norraga on peetud. Tasavägine ning tuline andmine, vastutasuks 0-0 viik, võib sellega rahule jääda või mitte? No ma arvan, et võib rahule jääda, taga on 0, endale ei andnud lüüa, aga ise ei löönud ka, et nii on. Aga selline näha kohe tähtis mäng, et Norraga te paar kuud tagasi ka siin mängisite, olid üldse selline teised skoorid, teised katsetamised, aga täna ikkagi punktide peale mäng, siis mängu siis see iseloom on üldse teine. Jaa, et see on juba MM valikturniiri mängu, et siin on palju rohkem fookus näiteks kaitsetööle, et nullimängud, et see tähendab, et mõlemad meeskond tegid head kaitsetööd. Et teisel poolel tuli ka eemaldamine, seal võib-olla oleks saanud natuke rahustuseks Stüffi välja korra võtta, aga tuli see eemaldamine 2 minutit vähemust, et kas see lõi meeskonda rivist välja või see andis natuke veel rohkem sellist tuhhi juurde, et kannatame ära ja võtame ise ära? Jaa, ma arvan, et see andis meile tuhhi juurde, et me olime tegime trennis, katsetasime seda, et 3-4 vastu see kaitsemäng, ja see toimis meil. Okei, aga pigem siis selle 0-0 siit Norra vastu tasub ikkagi lugeda rahule ja siis Kreeka või Iisraeli vastu need kusagil 3 punkti leida ja eesmärk on ikkagi 2 hulka jõuda. Jaa, muidugi, et meie eesmärk on võita see turniir, eks esimese koha saada, et selleks peame veel 2 mängu järgmisest võita. Aga homseks on kõik rahul, nüüd natuke saate taastuda ja homme õhtul juba uus mäng Iisraeliga. Jaa, lähme hotelli, taastume, sööme, puhkame ja homme uuesti. Aga siis tänasest mängust võtame selle kaasa, et ikkagi saite hästi hakkama ja homme kutsume kõik inimesed saali ning Eesti koondisele atmosfääri mõttes ikkagi hea mängida. Jaa, kutsume homme kõiki saali Iisraeli vastu kell 7, ootame kõiki. Aga